nimi on Viljar Kõval ja ma sooviks rääkida täna natukene poliitikast, kaudselt siis sellest vähemalt. Vaadake, me kõik vahepeal mingi eluetapi vähemalt siis armastame kiruda neid ja et nemad on kõik süüdi ja miks ilm on paha ja silm on hea ja kõiges süüdistame poliitikuid ja valitsust. Vaadake, mis te oma alateadvusega teete on see, et kannate oma elu üle kontrolli ära sellise suhtumisena. Mina tegin samamoodi. Kõik oli hirmus, valitsus oli kõigis süüdi. Aga sellega ma ütlen oma alateadvusele, et mina ei vastuta oma elu eest. Ja mis siis saab paremaks minna, kui mina ise ei vastuta selle eest? Mitte sittagi veel paremaks. Vabandust välja. Ühesõnaga, su aju hakkab sulle pärast rääkima seda, et ei, ära üldse sina muretsegi selle pärast, nemad peaks seda tegema, et ei, sina ainult ütle, et nad teevad sitast ja kõik juhtub. Põhimõtteliselt sa hakkad ennast rääkima ohvriks. Sa ei taha ohver olla. Iga üks vastutab ise oma asjade eest. Vähemalt selle üle, kuidas ta tunneb ennast. Mina tahan kogu ennast täiesti tunda. Tunnen ka enam sellest. Ma võtan ainult emotsioone, võtan kui sõdureid, kes toovad mulle sõnumeid. Nagu mina olen siis kindral, sõdurid toovad mulle sõnumid. Ja minu ülesanne on see sõnum siis endale ära tõlkida, mis see emotsioon mulle tahab öelda. Ja võimalikult korrektselt, kui ma endale selle valesti ära tõlgin, siis võib järgmine probleem sellest tekkida. Kui ma tõlgin selle niimoodi enda jaoks, et ma hakkan ennast hästi tundma, siis ma tõlkisin selle õigesti. Seepärast, et mõte ongi ennast hästi tunda kogu aeg. Aitäh teile! Suured tänud, vaatasite meid. Ja kui sa julged natukenegi, palun jaga seda videot. Sa paitaksid mõnda inimest. Ja ära unustada kõik mujad sotsiaalmeedias. Veel kord, suured tänud ja koos muudame maailma paremaks.